Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Tee kaevatakse üles. On kena päikseline päev. Peppa sõidab koos perega mänguväljakule. Kas kõik on valmis? Ja on Otsu issi. Asume siis teele. Me sõidame mänguväljakule. Peppale ja Priidikule meeldib mänguväljakule sõita. Oi, miks me seisma jäime? Teel on liiklusummik. Meil on ju vaja mänguväljakule jõuda. Ära muretse, Priidik. Autod hakkasid jälle liikuma. Seis! Härra Härg pani liikluse seisma. Milles asi, härra Härg? Me kaevame tee üles. Maa seest purskab vett. Jah, just seda me siin parandamegi. Kas sellega läheb kaua aega? Läheb nii kaua, kui läheb. Koppa. Priidikule meeldivad kopaautod. Siia poole, härra Ninasarvik. Hästi, boss. Härra Härg on boss. Härra Härg, kust see vesi tuleb? See tuleb maalt, katkisest torust. Kuidas te seda parandate? Me kaevame tee üles. Oi, Ja siis keerame vee kinni. Priidik armastab kraanasid. klaana. Võtame vana katkise toru välja. Ning paneme uue terve asemele. Aitäh, et näitasite meile, kuidas see töö käib, härra Härg. Võtke heaks. Nägemiseni. Head päeva. Oh aeg, Priidik ei taha sugugi härra Härjast lahkuda. Me läheme ju mänguväljakule, Priidik. Sa võid liivakastis kopaautode ja kraanadega mängida. Ja kodudel näeme härra Härga jälle. Peppa ja pere on jõudnud mänguväljakule. Terekest! Tere, Peppa! Elevant Edmund ja Jänes Janek mängivad liivakastis. Hakkame liivakastis mängima. Olgu! Seis! Mis siis nüüd? Me kaevame tee üles ja mina olen boss. Kas läheb veel kaua aega? Läheb nii kaua, kui läheb. Me peame kaevama augu ja selle täitma. Ning tee ongi parandatud. Peppa, Priidik, aeg on koju minna. Oh aeg, Priidik ei taha veel koju minna. Aga kodudel näeme ju jälle härra Härga, kes teed üles kaevab. Head aega! Head aega, Peppa! Peppa ja Priidik ootavad, millal jälle härra Härga näha saaks. Koppa, klaana. Oh. Härra Härga polegi enam siin. Härra Härg on vist juba oma töö lõpetanud ja koju läinud. Koppa, klaana. Moo! Seis! Oi, kas veetorun läks jälle katki? Ei, Peppa. Seekord on hoopis elektrijuhtmed katki. Kuidas te parandate elektrijuhtmeid? Me kaevame tee üles. Peppale ja Priidikule meeldib, kui härra Härg tee üles kaevab. Kõigile meeldib, kui härra Härg tee üles kaevab. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Arje Tompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Numbrid. Peppal ja ta sõpradel on täna koolipäev. Ahoo, lapsed, täna me õpime kõike numbrite kohta. Kas keegi teab, milleks numbreid vaja on? Kas äkki loendamiseks? Ja, Peppa. Kes sooviks nüüd loendada? Mina. Hästi, Pedro. 1, 2, 3, 4. Pedro loendas 4. Tubli Pedro. Kas keegi oskab loendada rohkem kui 4? Mina. Janetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Janetta loendas 7. Väga hea, Janetta. Preelikasell. Ja Kompek. Minu emme oskab loendada 10. Ja pärast 7 tuleb 8, 9 ja 10. 8, 9, 10. Väga tubli. Nüüd on vahetund. Jänes ja Janetta sõbra Siiri, lambatal Leenu ja põrsas Peppa hakkavad hüppenööriga hüppama. Mulle meeldib meri, mulle meeldib maa, mulle meeldib see, kui Leenu hüppab minuga. Mulle meeldib ping ja mulle meeldib pong. Mulle meeldib see, kui Siiri hüppab nagu konn. Kuulge, teeme võidu, kes jaksab kõige kauem järjest hüpata. Mina loendan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siiri võit. Hurraa! Hurraa! Pedro, kas sa tuled ka hüppenööriga hüppama? Ei, aitäh, Peppa. Ma keerutan hoopis hularõngast. Viuh, vau, õhku tõuseb tolm. Hularõngas. 1 ja 2 ja 3. Kui mitu korda sa järjest jaksad keerutada? 1 ja 3 korda. Seda on küll palju. Hakkame loendama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma väsisin korraks ära. Keerutan pärast lõpuni. Kas sina oskad ka hularõngast keerutada, Emily? Mina keerutan hoopis teistmoodi. Elevant Emily keerutab hularõngast londi otsas. Kokku tuli vist küll oma 100 korda. Priidik tahab mängida üle kitse hüppamist. Priidikule meeldib üle kitse hüppamise mäng. Algab üle kitse hüppamise mäng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vahetund on läbi. Preelikasell, me oskame nüüd kõik 10 loendada. Väga tubli. Aga me oskame seda ainult mängides. Selge see. Janek Edmond, palun tooge meile kõige pikem hüppenöör. Terekest, ma tulin Peppale ja Priidikule järele. Sa tulid liiga vara. Pole viga, te võite ka mängu tulla. Olgu. Kas kõik on valmis? Valmis. Loendame 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te vist väsisite ära, Noitsusi. Mitte sugugi. Võiksin hüpata kas või 100 välja. Jämmete, Noitsusi. Las käia 100. No vahest siiski 20. Hästi, hüppake 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Notsu issi on tšempion. Peppa vaatab koos perega telekast spordisaadet. Te nägite kaugushüpet. Sündinud on uus maailmarekord. Emme, mis on maailmarekord? See tähendab, et oled milleski maailma parim. Sinust saab tšempion ja su nimi läheb raamatusse. On olemas jooksu, hüppamise, ujumistšempionid. Tore, kui sinu nimi oleks ka raamatus, issi. Mu nimi ongi raamatus. Ei või olla. Ja Notsu issi on poriloigu hüppe tšempion. Keegi pole mu rekordit veel löönud ja ma ei usu, et kunagi lööbki. Järgmisena poriloigu hüpe. See oli tõesti väga suur plärts. Tegelikult võib juhtuda, et uus maailmarekord. Issi, sa ei olegi enam tšempion. Kuidas kõik nüüd kurvastavad? Ma usun, et neil on tähtsamatki, millele mõelda, Peppa. Notsu issi, te jäite maailma rekordist ilma. Kõik tahavad, et teist jälle tšempion saaks. See on tähtis. Tõesti? Jaa. Olgu, teeme ära. Homme päev. Ma pean siis jälle poriloigus hüppamist harjutama. Igaüks oskab poriloigus hüpata, issi. Aga mitte igaüks ei ole tšempion, Peppa. Notsu issi on meister. Kas sa harjutad nii, et hüppad üles ja alla? Ma pean saama loiguga üheks. Mis asja? Et loigus hüpata pean mõtlema nagu loik. Kas sa jooksmist pead ka harjutama? Ei. Aga kätekõverdusi pead ikka tegema? Ei. Ma pean hoopiski magama ja nägema unes poriloike. On suure poriloigu hüppepäev. Notsu issi kannab oma poriloigu hüppe kostüümi. Ma ei leia kuskilt oma kuldseid kummikuid. Need vanad kummikud said ju Notsu vanaisale aiapidamiseks antud. Minu õnne toovad kuldsed kummikud aiapidamiseks. Sul on ju uued. See pole seesama. Halloo? Vanaisa, mäletad neid vanu kummikuid, mis ma sulle andsin? Ja ma mäletan. Notsu issil on nüüd neid kähku jälle tarvis. Sa oled neid ju ikka hoolega hoidnud. Ma olen neid hoolega kastnud. Notsu vanaisa kasvatab Notsu issi õnnetoovates kummikutes tomateid. Meil on neid täna vaja poriloigu hüppeks. Selge siis, olen kohe seal. Kõik on tulnud Notsu issi poriloigu hüpet vaatama. Tervitagem meie ühissõpra. Teie ees on härra Kartul. Õnn kaasa, Notsu issi. Aga kus on siis teie õnnetoovad kummikud? Siin nad on. Aitäh, Notsu vanaisa. Need lõhnavad tomatite järgi. Ja nüüd saate näha Notsu issi poriloigu hüpet. Notsu issi keskendub. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Ma pean saama loiguga üheks. Pean ise olema see loik. Loik lendas minema. See lendas meie kõigi peale. Notsu issi saigi loiguga üheks. Kõik said loiguga üheks. Sündinud on uus maailmarekord. Notsu issi on tšempion. Ja kes on see? Mina olen põrsas Peppa. Ühel päeval saab ka minust poriloigu hüppe tšempion. Ja, ma olen teda treeninud. Treenida meistri käe all. Mida sa oled õppinud? See, kes hüppab poriloigus, see peab kandma kummikuid. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.